Niisiis, tere kõigile, et ootame äkki hetke veel, et ma vaatan, et osalejaid pole väga palju kohale jõudnud. Minuti kaks ootaksime äkki ja siis võime ehk alustada ka. Väga vabandan viivituse pärast, aga ootame natukene veel, et ma vaatan, et paar külalist siin just kirjutasid ka, et viibivad natukene.
Niisiis, aga usun, et võime nüüd alustada küll. Alustuseks tervitused, minu nimi on Mikk ja töötan siis PHH Grupi Marketplace'i Kaup24 poole peal siis müügijuhina. Ja täna siis räägin teile lähemalt, kuidas saate siis jõuda circa 11,5 miljoni kliendini siis nii Baltikumis kui ka siis Soomes. Ja alustuseks siis võib rääkida natukene e-kaubanduse seisust aastal 2025. Koroonaaeg lõi sellise paradoksaalse olukorra, eks ju, kus inimesed saidki osta siis ainult e-poodidest. Ja see oli siis kindlasti tänu karantiinile ja see, et füüsilised poed olid siis suletud selle pärast. Nüüdseks on siis see tõuge, ütleme see ühekordne tõuge, eks ju, läbi, aga äri ei ole peatunud selles mõttes, et kasv on võib-olla küll natuke aeglustunud, mis on ka üsnagi ratsionaalne tegelikult, kui mõelda asja peale, aga peatunud pole ta kindlasti. Ühtlasi see tuleb ka sellest välja, et konkurents e-kaubanduses on hetkel suurenemas, mis siis näitabki seda, et inimesed nagu järjest rohkem ja rohkem soovivad müüa läbi online kanalite, eks ju. Ja siis seeläbi konkurents natuke tõuseb. Paratamatult ka kulud tõusevad, eks ju, hiljutised maksutõusud ja üleüldised, ütleme siis logistikakulud on kaugemalt kusagil tarnida, et see on kahjuks paratamatus. Ja eks sellises olukorras tulebki pigem võib-olla siis mõelda, kuidas lihtsalt hoida kulutõimegu madal ja kuidas siis maksimaliseerida, ütleme, igat eurot, mis siis läheb äri alla, eks ju. Jah, ja siis nagu mainisin, kuna ütleme siis see karantiini aeg on läbi, eks ju, siis inimestel on võimalus, eks ju, välja minna, käia ka tavalistes poodides ja lihtsalt muid tegevusi teha, mis ei ole tingimata 4 seina vahel. Kindlasti on ostjad muutunud nõudlikumaks veidi, nad teavad, mida nad tahavad, nad teevad võib-olla rohkem eeltööd, enne kui nad sooritavad mingi ostu ja nad teavad rohkem toote kohta. Niisiis, ja natukene siis ka lähemalt, mis ma arvan, et siin tulevikus hakkab juhtuma, et mida siis aeg võib tuua siin lähimate, mis 5 aasta jooksul. Et e-kaubandus on selles mõttes ikkagi tulnud, et jääda ja kasvab jõudsalt edasi. Ja me prognoosime, et veebipõhised ostlemisplatvormid on siis järgmise 5 aasta jooksul suurim ja ühtlasi kõige kiiremini kasvav jaemüügikanal kogu maailmas. Lisaks on ka, ei saa öelda päris trendi, aga et e-kaubanduse osakaal üldiselt majanduses kahekordistub lausa järgmise siis 15 aasta jooksul. Ja ühtlasi oleme täheldanud, et kasutatud kaupadega kauplemine kasvab märkimisväärselt. Siin all võib siis mõelda erinevaid second-hand riideid, aksessuaare, mis iganes on ju, kuid kindlasti, kuigi saa otseselt nimetada kasutatud kaupadeks, oleme ka näinud märkimisväärset tõusu refurbished toodetega kauplemises, mis on siis taastatud tehnoloogilised tooted. Ja nii ühtlasi ka siis keskendub, ütleme, Euroopa Liit ja loodetavasti ka ülejäänud maailm säästvale ja jätkusuutlikule arengule. Ja siinkohal on kindlasti tasub ka mõelda teil siis kui indiviidi või kauplejana, et kuidas saate rakendada jätkusuutlikkust enda äris, enda kasuks. Ühtlasi näeme ka siin, et kõige kiiremat kasvu järgmine paari aasta jooksul siis võib oodata toidu, majapidamise ja lemmikloomatoodete valdkonnas. Lisaks kindlasti olete ise ka teadlik, et sotsiaalmeedia pole siin ammu enam ainult suhtlemiseks sõprade ja perega, vaid nüüdseks on ta muutunud ka ühtlasi võib-olla isegi kõige võimsamaks tööriistaks turunduses. Ja mis oleks siis võib-olla
teie äri jaoks ka parim viis müükide kasvatamiseks, eks ju. Kui Eesti turul, ütleme, 1,5 miljonit klienti võimalikku ja paljud neist juba olete, ütleme, saatnud mingid emailid välja, et siis tuleb mõelda, kus kohast need ülejäänud kliendid uuemad leida. Ja siin tuleb mängu siis eksportturud. See mõttes, et kui me võrdleme nüüd puhtalt Baltikumi ja Soomet versus ainult Eesti, siis see on ikkagi 1,5 miljonit versus 11,5 miljonit potentsiaalset klienti. Et see on ikkagi märkimisväärne erinevus. Ja ühtlasi näeme ka seda, et kui nüüd nagu suurendada enda siis on ju turgusid, ehk siis näiteks kui meie platvormil on 4 turgu, Eesti, Läti, Leedu, Soome, ja kui müüa siis kõigis 4 turus näiteks ühe asemel, siis täheldame umbes keskelt läbi juba 75% ja vähemalt kuni 75% rohkem müüke. Ja ühtlasi eksporditurud võimaldavad siis teil ka nagu kliendi profiili laiendada, seda mitmekesistada, et võib-olla leiate nagu selliseid kliente, mida Eestist lihtsalt ei leidu, kes soovivad tooteid, millele Eestis võib-olla pole nii suur nõudlus, et ühel või teisel juhul tasub mõelda nagu ütleme siis müügikanalite rikastamise peale, et kasutada erinevaid variante. Ja ühtlasi nii saate ka maandada enda riske, et kui ühel turul läheb halvasti, siis ülejäänud turgusid see ei pruugi mõjutada. Ja nagu mainisin, mida suurem turg, seda laiem võimalik kliendi profiil. Ja kindlasti tasub ka mainida seda, et kuna kas vaid üksi nagu meie platvormi müümisest rääkides, siis see on, et kui võtta 1 riik versus 4, siis riskid on tegelikult laias laastus samad. Ütleme, esmane ajainvesteering võib natukene kõrgem lisakeelte pärast, aga kui juba, siis ikkagi pigem suured. Riskid on ikkagi samaväärsed. Ja ütleme, et kui me räägime erinevatest müügikanalitest, siis tänapäeval on automatiseerimine niivõrd võimsaks on ju muutunud, et ka üksik ettevõtja suudab hallata palju rohkem erinevaid kanaleid ja efektiivselt. Ja eksportimiseks võib öelda, et üks parimaid variante, vähemalt kõige madalama kululävendiga on marketplace platvormid. Hetke seisuga kaupleb siis, on maailmas circa 400 pluss kauplemisplatvormi. 40% neist siis tegutsevad Euroopas ning suurem osa e-kaubanduse tehingutest toimubki otse platvormidel. Et marketplace platvormi osakaal üldiselt kasvab online äris ja usun, et kindlasti tulete ära ka mõne tegija siit slaidilt. Nii siis, nagu mainisin, siis meie marketplace platvorm ongi nagu uks teie äri jaoks nii Balti riikidesse kui Soome. Et tegutseme Lätis siis pigu.lt nime all, Leedus tegutseme pigu.lt nime all ja Lätis tegutseme 220.lv nime all. Soomes oleme siis Hobihai.fi, kindlasti olete kuulnud, ja siis Eestis on Kaup24. Et põhimõtteliselt siis 4 last ütleme on ju, kuid siis üks pere, üks ühine süsteem, kus siis kõik hallatakse selles mõttes. Ja miks siis on võib-olla mõistlik just Balti riikides mõelda e-kaubanduse peale on ju. Et Baltikumis on selles mõttes väga hea ja arenenud e-kaubanduse infrastruktuur. Vahemad ei ole selles mõttes väga suured, tarne liigub kiirelt on ju. Internetiühendus on enamustel kodanikel ja kiire internetiühendus ja ütleme interneti kasutajatest, kes oskavad kasutada internetti, oskavad ka siis teha oste internetis, eks ju. Mitte paljud on see sootuks muutunud selles mõttes nagu tavarutiiniks, et igapäevaselt vaadatakse, kas vähemalt sirvitakse uusi pakkumisi. Ja kindlasti tasub ka mainida seda, et ütleme, olenemata sellest, mis toimub ümbritsevas maailmas või siis ka kas või kohalikul turul, et e-kaubanduse kogumüük ikkagi aastalt aastasse kasvab ning müügimahud kasvavad, ütleme isegi stagneerunud või ütleme siis võib-olla natukene keerukamatel aegadel turul. Ja natukene veel peatun sellele, miks siis on võib-olla meie regiooni turud nii atraktiivsed. Üks põhjus kindlasti on infrastruktuur, nagu mainisin, kuid teine asi, mis kindlasti aitab kaasa, on väike, ütleme, e-kaubanduse osakaal üleüldises jaemüügis, kui võrdleme näiteks siin teiste suuremate lähiturgudega nagu Poola või Saksamaa. Et kui võtame näiteks Balti ja siis Soome top 10 e-kaubanduse kaupleja siis mahud versus siis kogu jaekaubanduse turg, eks ju, siis see on kõigest 4,3%. Võrreldes siis näiteks Poola 8,6 ja Saksamaa 9,9. Ja mida see siis tähendab võib-olla on siis see, et ka väiksematel ja alustavatel ettevõtjatel on kergem või vähemalt võimalus pildile saada.
ja aastalt aastasse me oleme täheldanud circa 5,5% kasvu üldiselt kaubandusel, mis on ka alati hea näitaja, et turg ikkagi kasvab selles mõttes. Ja kuigi oleme ikkagi väiksemad sel määral kui Poola või Saksamaa, see on ikkagi, kui räägime kas või ainult rahvaarvust, pindalast, kindlasti oleme väiksemad sel määral, aga kasv on märgatav. Kui me siis toome siin näiteks meie enda platvormi ja saidid, siis me oleme kohe kindlasti selles mõttes mahtude poolest piirkonna e-kaubanduse liider, kuid nagu alati kõige puhul on alati vaid on alati võimalus kasvada ja areneda. Et kui me võrdleme siin näiteks aktiivsete müüjate arvu, siis samamoodi Saksamaalt siis Amazon.ee-ga ja Poolast siis Allegroga, siis näiteks PHH Grupi Marketplace'il on 4000 müüjat, Allegros 150 000 ja Amazonis siis 250 000. Ja laias laastus tähendab siis seda, et meil on 80 ja siis vastavalt Allegroga võrreldes 37 korda vähem müüjaid. Tähendab, et vähem satureerunud turg ja jällegi alustavatel on kergem variant esile tõusta, ütleme siis. Ja mis on võib-olla põhiline müügipunkt siin meie just regioonil ja kindlasti ka meie platvormil on see, et aktiivsete klientide ostjate arv per müüja. Et toome siis esimesena näiteks kõige suurima on Amazon.ee, seal on 200 klienti siis müüja kohta põhimõtteliselt. Allegros 100 ja siis PHH Grupi Marketplace'il Kaup24 ja nii edasi 600. Et see on märkimisväärne erinevus selles mõttes 3-6 korda rohkem kliente. Ja sama asi on ka siis ütleme, kui üldise turu nagu toodete arvu ja satureerimisega selle koha pealt. Amazon.ee-s on miljard toodet, eks ju, Allegros 130 miljonit ja meie platvormil on siis 10 miljonit. Ehk siis võrdluseks siis 13-111 korda vähem kaupa. Jällegi lihtsam nagu tõusta esile enda toodetega. Et võib öelda, et tiik on selles mõttes väiksem, aga kalasid per kalastaja on rohkem. Ja miks veel siis oleks teil mõistlik kaubelda just meie platvormi saitidel, eks ju? Nagu mainisin, siis hetkel 10 miljonit toodet, aga seest 18 000 tellimust päevas ja 5,6 miljonit tellimust aastas. Meie platvormi saitidel on siis circa 375 000 külastust päevas, nagu näete ka siin slaidilt. Ja teil on võimalus siis üles laadida oma tooteid 1300 erinevasse kategooriasse. Ise saate vaadata, valida, aga enamasti on olemas ja iga asja jaoks oma kategooria ja kui pole, siis küll saame sellega loodud. Ja mis kindlasti tasuks ka veel välja mainida, näiteks Baltikumis traffic'u koha pealt just. Oleme siis Leedus esimesel kohal pigu.lt-ga, Lätis oleme 4. kohal 220.lv ja Eestis siis Kaup24-ga oleme 7. kohal. Ja siis oleme veel siin täheldanud natukene Baltimaade kohta, et tellimuste maht, kui võrdleme 2023 aastat 2024-ga, siis me näeme lausa 7% kasvu, mis võttes arvesse, ütleme siis nagu olukorda siin kohalikul turul ja ümbritsevas maailmas on tegelikult üsna asjalik. Tellimuste mahu pealt üsna hea number. Käive siis samas vahemikus on tõusnud 17%. Ja kui me nüüd siis vaatame kategooriaid, siis top 5 kategooriat näiteks aastal 2023, nagu näete, siis esimesel kohal rõivad ja elatised on ju, teine väikesed kodumasinad, mänguasjad, järgmisena sport, turism, vaba aeg ja viimasena siis mööbel. Ja põhimõtteliselt oleme täheldanud seda, et 2024. aastal on ju risti vastupidi. Järjekord põhimõtteliselt läks ka vastupidiseks, et mööbel muutus esimesele kohale, teine siis sport, turism ja nii edasi. Siin võib faktoreid palju olla, üks võib-olla näiteks see, et kuna kinnisvaraturg on ju niivõrd palju elamas siin Eestis, siis võib-olla inimesed vaatavad rohkem mööblit ja sisustust, ei tea. Ja mida veel võib-olla mainida on, et mis on kõige olulisem siis Baltimaade klientide jaoks. Esiteks kindlasti isegi arvasite hea hind, eks ju, kiire tarne, tagastamise lihtsus ja see ideaalis võiks olla ka tasuta, mugav tooteotsing ja filtrid. Ning kindlasti ka siis hea klienditeenindus ja usaldusväärsed maksed, et klient tunneks nagu ennast mugavalt, ütleme siis pangakonto detaile sisestades kusagile. Nii siis. Ja võrdluseks teiste marketplace platvormidega, mis on siis meie eeliseks.
meie eesmärk on pakkuda klientidele parimat ostukogemust. Püüdleme kogu aeg selle poole, töötame pidevalt arendusi välja, teeme kõik, mis võimalik selles mõttes. Hetkel siis oleme 4 tuntud e-kaubanduse kaubamärki siin kohalikel turgudel. Nagu mainisin ka siin eelneval slaidil, kui me võrdlesime Amazoni ja Allegroga, ütleme selle müüjate versus klientide arvu, siis võime julgelt väita, et hüperkonkurents puudub. Alustavad ja väiksemad ettevõtted saavad ka pildile selles mõttes. Ja nii müüjatele kui ka klientidele pakume siis tuge kohalikus keeles, mis on kindlasti nagu selles mõttes teeb mugavamaks selle probleemide lahendamise ja ühtlasi ka info edastamise. Ja ühtlasi ka tasuks mainida siis logistika ja kaubanduskulusid siin kohal, et on odavam tooteid saata välja klientidele ja müüa selle võrra. Ja ühtlasi, kui me räägime marketplace platvormist versus oma e-poe loomine, siis kindlasti on märkimisväärselt väiksem kulu marketplace platvormi ennast üles saades kui enda e-poodi luues, eks ju. Ja kui me võrdleme näiteks komisjonitasude koha pealt, siis jällegi Amazoni või Amazon.ee meie platvormiga, siis enamik kategooriate komisjonitasud, kaasa arvatud siis kampaaniate puhul, on ikkagi meil soodsamad. Et kui võtame siin kohe alustuseks näiteks raamatud on ju meie platvormil, teadupärast raamatud olid ka see, millega Amazon alustas tegelikult alguses. Et meil on 5,5% komisjonitasu ja Amazonil on siis 15%. Kui võtame nüüd näiteks lastekaubad, siis meil on 5-15% ja Amazonil 8-15%. Hea näide ka siis jällegi näiteks kodumasinad, eks ju, meil on 5-10% ja üleüldine elektroonika ka ja Amazonil 7-15%. Et kindlasti on erinevus on selles mõttes tuntav ja tasub mõelda. Ja ühtlasi on meil ka olemas selline asi nagu mitmetasandiline komisjonisüsteem. Ja mida see siis tähendab? Põhimõtteliselt see aitab kallimat toodet sujuvalt müüa. See võimaldab müüjal on ju soodushindu pakkuda ja siis üldiselt nagu marginaali selles mõttes säilitada. Et kui teil näiteks toode, põhimõtteliselt see tähendab seda, et on siis olemas standardkomisjon, mis toodetele rakendatakse alati, siis kui näiteks toode ületab kindlat hinnapunkti, siis kindlat hinnataset, siis talle rakendatakse hoopis siis madalamat komisjonitasu. Näitena võime siis tuua, et jalanõudel, riietel ja aksessuaaridel meil tavapäraselt 10% komisjonitasuks ja kui on näiteks tegemist meeste käekelladega, mis siis kuuluvad hinnaklassi üle 500 €, siis on omakorda seal komisjonitasu 5%. Ja mis siin veel võib üks hea näide oleks siis ka autokaubad on ju, et üldiselt 10% komisjonitasu, mis on ka jällegi soodsam kui Amazonil, aga kui siis näiteks on tegemist mingit sorti määrdeainete õlidega, mis ületavad siis hinnataset 40 €, siis on 6%, akulaadijate puhul on ju, kui hind ületab 150 €, siis on 6%. Ühtlasi siis alustasime sellel aastal VIP-müüjate programmiga, just siis selleks, et premeerida nagu kasvamist ja pühendumist ja aidata müüjatel või ka lisaks sinna siis kasvada, areneda oma äriga. Et sellel on kindlad tingimused, me teeme nagu põhimõtteliselt kuni 15% tagasimakset, kui siis müüja müük ületab 500 000 €, ehk siis 500 000 aastas. Liikmelisus on selles mõttes tasuta ja ei ole kohustuslik. Küll aga peate müüma näiteks kõigis 4 riigis ja igal turu käive peab siis moodustama 5% kogukäibest. Tellimuste tühistamiste määr peab siis jääma alla 2%. See siis tähendab, et tellimus ei tohiks nagu väga palju hilineda ja toodete laokogused peaks olema alati korrektsed. Ja ühtlasi kasutate meie Fulfillment by Pigou teenust, sellest räägin siis veidi lähemalt hiljem, aga põhimõtteliselt täislahendus koos ladustamisega, siis saate suurema tagasimakseprotsendi. Ja siis iga järgmine aasta peaks olema siis vähemalt 10% kasv võrreldes eelmise kvartaliga. Ja siis selle teenusega liitumiseks või selle nagu programmiga liitumiseks peaksite allkirjastama eraldi lepingu lisa. Ja milline näeb siis välja kliendi teekond keskeltläbi marketplace platvormile? Teadupärast siis algab sellega, et klient otsib toodet. Olenemata sellest, kas ta siis on juba eelnevalt välja mõeldud mingi kindel mudel või kindel toode, alati see algab ikkagi otsinguga, sellepärast eelnevalt siin mainisin seda mugavat otsingut, eks ju. Siis hakkab klient filtreerima välja nagu neid otsingu tulemusi, et vaata, mis seal sobib rohkem tema mallide ja soovidega.
Ja siinkohal tuleb kindlasti mängu siis, ütleme, toote visiitkaart, eks ju, ehk siis esimene foto. Kindlasti tähtis, et see oleks hea kvaliteet, on ju, ja oleks, ütleme, silmatorkav võimalikult, sest et siis sellest järgmisena klient nagu valibki toote ja hakkab vaatama lähemalt selle kohta, ta hakkab vaatama muid pilte, tutvuma toote infoga ja siis viimase sammuna võib-olla, või ütleme eelviimase sammuna hakkab klient siis uurima toote arvustusi ja vaatama lähemalt, mis teised inimesed, kes eelnevalt ostsid seda toodet, arvavad sellest. Ja kui siis kõik klapib, eks ju, siis klient ostab toote. Ja natuke lähemalt ka siis võib-olla sellest, et mis üldiselt motiveerib inimesi tegema oste internetis, kui on nagu mainisin, on nüüdseks ka võimalus füüsilistes kauplustes ostusid teha. Et me viisime nagu selles mõttes selle turu-uuringu läbi nüüd küll Leedu turul, kuid kuna turud on niivõrd sarnased tegelikult, siis võime ka julgelt väita, et see kehtib ka siis teiste lähimate Balti turgude kohta. Ja demotiveeriv on siis kindlasti puudulik või eksitav teave toote kohta. Et selles mõttes on alati väga tähtis vaadata, et toote info oleks ajakohane. Kui näiteks mingi toote pakend muutub, et siis peaks ka kindlasti lisama uue foto sinna. Kui saate näiteks tootelt lisainfot toote kohta, mingid uued näitajad, rohkem sükest nagu müügijuttu, alati tasuks uuendada siis infot. Tarneaeg võiks ikkagi üritada selle võimalikult madalana hoida, sest et teadupärast see ikkagi on üks nagu võib-olla suurimaid plusse e-kaubandusel on ju, et ikkagi kui toodet isegi pole koha peal olemas, saab selle tellida lihtsalt ja ei pea ootama nagu väga pikalt selles mõttes. Ja siis saitide optimiseerimine, ütleme siis mobiilidele ja tahvelarvutitele. Et kui klient selles mõttes ostabki või ostlebki telefoni või tahvelarvutiga, siis nende jaoks on nagu peamised probleemid tavaliselt erinevate vajalike vormide täitmine. Ehk siis näiteks võib-olla makseandmete lisamine, võib-olla kui ei ole nagu kohandatud sait või optimiseeritud mobiilirakendustele, siis võib-olla saidi, ütleme, disain puudulik, kiri võib olla liiga väike, pilt võib olla liiga väike, ei saa suurendada, väga palju erinevaid probleeme. Ja järgmiseks siis võib olla sellest, mis just vastupidi nagu motiveerib neid ostma siis e-poodidest versus füüsilistest kauplustest. Ja 58,5% vastates siinkohal mainis, et paremad hinnad. Eks siin ka ei ole põhjuseid mitu olla, et miks on siis tavaliselt e-poodides hinnad madalamad, aga kindlasti on e-poes ikkagi madalamad püsikulud, kui seda on füüsilises kaupluses. E-poed on alati avatud, võid kusagil soos kännu otsas kell 3 öösel ka tellida endale uut madratsit või siis telerit, et ei ole vahet, saab tehtud ja tellimus jõuab sinuni. Ja ühtlasi ka kindlasti mängib rolli see, et e-poes on suurem kaubavalik ja võib ka nagu leida tooteid, mida lihtsalt ei leia füüsilistest kauplustest. Ongi mingi nišitoode, mida lihtsalt ei taha ükski füüsiline kaupleja sisse osta, seepärast et võib-olla tuleb ka üks kord kuus inimene ostma sellist toodet. Aga jällegi internetis saab kõike tellida. Nii siis, ja nüüd räägin natuke lähemalt ostjate tüüpidest. Mõned näiteks teavad täpselt, mida nad tahavad, nad teevad eeltöö ära, nad otsivad mingid asjad valmis, tulevadki platvormile kindla toote eelistusega. Nad võib-olla siis ka teevad selle võrra siis otsuse kiiremini, eks ju. Kuna uuringud ja võrdlus on juba tehtud, siis teab, mis tahab ja ostab see ruttu. Ja üldiselt, millega nagu selliseid kliente võita endale siis üle, on kindlasti parim hind. Eks see on kõikide klientidega, eks niimoodi. Tasuta tarne või siis vähemalt võimalikult kiire tarne. Et kui ei saa nagu ütleme siis võita hinnaga, siis äkki võita tarnega. Ja üldiselt see klienditüüp ei ole nagu huvitatud mingi tootekomplekti või täiendavate, ütleme siis lisade ja tilulilude ostmisest. Et nagu mainisin, et teavad, mida nad tahavad ja nad teevad ostu kiirelt. Siis teine, ütleme, klienditüüp võib-olla ei ole päris nii kiire. See on siis soodukajahtija. Ja soodukajahtijad on siis sellised kliendid, kes ostavad peamiselt seetõttu, et on mingi hea võimalus. Võib-olla mingi hea suur soodustus, näiteks mustal reedel, jõuludel, või siis ka siis, kui nad näiteks saavad võib-olla tootekomplekti, teeks midagi nagu juurde, või siis näiteks mingid muud lisaboonused, nagu näiteks mingi sooduskupongid, vautšerid järgmise ostu jaoks, või ka mingid pisikesed kingitused, et ükskõik mis põhimõtteliselt. Ja neid kliente selles mõttes saate meelitada nii, kui te nagu siis tõstate enda pakkumisi või võib-olla nagu eripakkumiste osas või tõstate neid esile just nagu esmalehele landing page'ile nii-öelda.
et siis see kohe torkaks neile silma, soodukas, ja siis nad hakkavad edasi uurima. Ja sellistele klientidele võib ka nagu üldiselt saata infot siis erinevate soodukate kohta, et nad ei pane seda pahaks. Ja kindlasti on erinevaid ostjaid veel, üks siis on näiteks säästtüüp ja see klienditüüp keskendub siis eriti hinnale. Et tema nagu otsib selles mõttes ikkagi võimalikult madalat toote hinda, sellest tulenevalt nagu võib-olla nagu valmis leppima mingit sorti odavama asenduskaubaga, neid nagu selles mõttes ka pikem tarneaeg, ei morjenda niivõrd palju, peamine on just see, et hind oleks madal. Ja näiteks ütleme, kas või mingi Brita veekannud, eks ju, et nemad võib-olla ostavadki üldse mingi alternatiivse kaubamärgiga asendusfiltreid. Ja mida kindlasti nagu teada nende klientide kohta on see, et nad ei ole väga lojaalsed. Kui nad leiavad nagu järgmise toote ostu või järgmise nagu tehingu korral mingi parema hinna, siis nad liiguvad edasi. Siis järgmiseks on avastajad ja avastajad on siis sellised inimesed, kes tihtipeale lihtsalt sirvivad, et nagu aega surnuks lüüa või nagu lihtsalt aega raisata kas või töölgi, eks ju. Ja nad tihtipeale ei pruugi midagi osta, aga kui nad ostavad, siis tihtipeale see on just mingi impulsi ajal, et kui leiavad mingi väga hea pakkumise või siis midagi nii-öelda lahedat, eks ju. Ja nagu mainisin, et siis tihtipeale võivad tooteid korvi visata ja siis ei vii tehingut lõpule. Aga ei tasu arvata, et nad ei ostagi midagi. Selles mõttes, et klient paneb toote korvi ja see jääb sinna seniks, kuni ta selle välja võtab. Ehk siis see tähendabki seda, et ka neid kliente saab panna nagu ikkagi toodet ostma lõpuks. Ja mis võib nagu aitab selle puhul on see, et kui toote siis visiitkaart, nagu mainisin, esimene foto oleks nagu nähtav otsingu tulemustes, kui ta oleks silmatorkav. Ja siis pilku püüdvad tootepildid mängivad siin kindlasti rolli ja mis veel võib-olla see lisa nii-öelda pushi või nagu tõuka annab, on siis see, kui toote kirjeldus on detailne, ta on võib-olla huvitavalt või humoorikalt kirjutatud ja see võib ka nagu aidata kindlasti kaasa. Täitsa nagu võib-olla magnetiks selles mõttes. Ja siis ühtlasi, kui siis võib-olla viimane siuke suurem klienditüüp, keda välja tuua, on siis teabeotsijad. Ja need kliendid siis üritavadki ennem ostu lihtsalt võimalikult palju nagu infot toote kohta välja selgitada. Et see on eriti iseloomulik, siis ütleme võib-olla inimestele, kes üritavad nagu kallimaid tooteid osta, sest et kallim toode ikkagi eeldab nagu suuremat investeeringut ja seetõttu tahetakse nagu palju eeltööd teha üsnagi hoolalt ja need kliendid on üsnagi uudishimulikud ja hoolad võib öelda. Ja nad hindavad kiiret ja erapooletut abi. Tasuks vältida pealiskaudseid vastuseid sellepärast, et see võib nagu hävitada teie müügivõimalused. Ja järgmisena siis räägin natuke lähemalt, milline on siis toote valiku mõju müügile. Et mis oleks siis nagu kõige parim valik kaupa. Hooajalised tooted kindlasti tasuks siin esirinnas välja tuua, sellepärast et hooajatooted nagu reklaamivad iseennast mingil määral. Alati hea on ju hooajal ja inimesed otsivad nagu ise tooteid tihti just hooaja alguses. Ja kui me räägime siis tootevalikust üldiselt, siis tootevalik võiks olla võimalikult suur ja lai, et seda tõenäolisemalt jääb siis toode silma kellelegi teisele kliendile, kes võib-olla üldse ei otsigi teie toodet, et näiteks vaatabki võib-olla mobiilile mingit katet on ju, aga siis näeb nagu all reklaamina teie nagu ütleme siis ekraanikaitset ja mõtleb, mis mitte, võtame siis juba kogu komplekti, eks ju, või siis üldse näeb seal silma mingit kaisukarru lapsele ja otsustab sellega lisaks veel osta. Ehk siis põhimõtteliselt mänguasjade müümine, ütleme, ei tähenda ilmtingimata, et ei saa müüa autoosasid, eks ju. Et tasub mõelda avatult, on ju, ütleme, ja loovalt. Küll aga kui olete spetsialiseerinud mingi kindla asja peale, teil on head diilid, te teate, kuidas seda müüa, siis absoluutselt, tehke niimoodi. Et igal ühel oma mudel on ju, ja see on lihtsalt tõesti nagu soovitus, et kui on võimalik, siis tasub mõelda laiemale valikule. Siis üks asi, mida kindlasti soovitame vältida, on minimaalne ostukorv. Et minimaalne ostukorv nagu heidutab ostmist ja üldiselt meie seda ei kasuta ka. Kindlasti tasub hoida nagu silm peal oma laokogustel, et see oleks korrektne, siis nii teie enda poes, platvormi, kus iganes, et lihtsalt nagu välistada olukorda, kus klient sooritab ostu ja ta ei saa toodet seepärast, et teil on otsas. Ja kindlasti pidage kinni palun ka tarneaegadest, sellepärast et kliendi jaoks on väga tähtis, eriti kui mingi siuke toode, mida ongi kindlaks ajaks vaja,
siis jah, väga tähtis. Ja kindlasti, mida tasub mainida, on ka erinevad hinnakategooriad. Ütleks midagi kõigile ja nii saate ka rohkem kliente selles mõttes. Ja millistes kategooriates soovitame just näiteks enda platvormi müüjatel laiendada oma tootevalikut? See on siis autokaubad näiteks, riietus, turism ja aiakaubad ja kindlasti on ka kuumkaup hetkel 18+ tooted. Ja nagu mainisin, siis tänapäeval klient selles mõttes oskab võrrelda hindu. Ega see ei ole nagu väga raske minna hinnavaatlus.ee ja vaadata lihtsalt seda toodet. Et kliendid on ikkagi õppinud internetis ostlema ja need teavad, kuidas hindu võrrelda ja siis seetõttu peaks ka nagu hinnad olema kooskõlas turuhindadega. Et ostjad võivad küll nagu osta ka kõrgema hinnaga, kui nad ei leia toodet mujalt ja nad seda kiiresti, aga siis jällegi on mängu see kiirem tarneaeg, eks ju. Et jätkusuutlik strateegia oleks ikkagi pigem natuke kõigest, eks ju. Mõistlik tarne, mõistlik hind ja oledki võitu nende korduvkliendi selles mõttes. Siis nüüd hakka natuke lähemalt rääkima meie platvormi enda hingeelust mingil määral. Et alustuseks siis võib-olla e-kaubandus üks kõige tähtsam asi, logistika, eks ju. Ja ennem korraks mainisin põgusalt fulfillmentit ja fulfillment võib-olla olete kuulnud Amazoni variandist, et siis põhimõtteliselt jah, see on täislahendus. Hoiustame siis teie tooteid, saadame neid välja ja ühtlasi ka haldame siis tagastusi. Kui kõik sellega tegeleme, toimetame tellimused kohal, circa 1 kuni 2 päeva jooksul ja pakume ka siis eripakkumisi, kui soovite läbi fulfillmenti tarnida Soome näiteks. Küll aga tasuks mainida, et kuna see kõik toimub siis meie Leedu kesklaost, siis vastavalt Euroopa Liidu direktiividele on tarvilik kohalik käibemaksu registratsioon. Ja siis ühtlasi käibe deklareerimise lihtsustamiseks on tarvis liituda OSS, IOSS süsteemiga. See on muidugi, me mõlemad nõuded, mainin kohe ära, on ainult fulfillmenti jaoks ja üldiselt meie platvormi kauplemiseks pole vaja ei käibemaksu numbrit ega siis OSS numbrit. Teine variant siis oleks courier cross-docking, mis siis tähendab seda, et põhimõtteliselt müüjad tarnivad siis meie süsteemist välja veenitud pakisiltidega tooted meie logistikapartneritele, kelleks siis on Omniva ja siis Smartposti, panema nimega siis Itella. Ja nemad siis tarnivad omakorda edasi selle klientidele. Selle eest siis peaksid tasuma müüjana siis kohaltoimetamise tasu, mis siis on pakiautomaatide puhul 1,6 ja terminali toimetamise puhul, mis suuremad kaubad ja üldiselt tellimused hetkel, kuni meil integratsioonid valmis on 1,7 € pluss käibemaks. Ja Soome tellimuste puhul on siis 5,5 € pluss käibemaks see tarnetasu. Ja see on siis ühe tarne kohta, sõltumata siis kauba hinnast, mahust, suurusest ja kaalust, hind on sama, mis siis võib-olla teebki selle nii peibutavaks. Aga kindlasti tasub jälgida selles mõttes logistikapartnerite reegleid, et palun mitte eeldada, et ma ei tea, ala konteinerid saab sellega päris vedada, et see oleks üsna karm. Ja kindlasti tasuks mainida, et kliendi jaoks on selle tarnemeetodi puhul tarne tasuta, kui ta tellib minimaalselt 20 € eest. Ja kindlasti väga hea välisturgude jaoks, nagu isegi võite aru saada siin. Siis järgmiseks on see otsetarne. Ja otsetarne siis põhimõtteliselt tähendab seda, et müüja saadab tellimuse välja, paneb siis iseteeninduses kirja kliendi andmed või kulleri iseteeninduses ja siis peab tellimuse teele. Ja esialgu siis müüja tasub küll ise, kuid klient tasub talle siis tarne eest tagasi vastavalt platvormile olevale hindakirjale. Ja üldiselt on siinkohal mõistlik teha lepingud tarnijatega, et siis saada võib-olla mugavamad ja kiiremad ja ka soodsamad tarned. Ja klient selles mõttes selle puhul ei saa nagu tasuta kätte tellimust nagu courier cross-docking puhul, et ta peab ikkagi ise tasuma. Võib-olla välja arvatud ka mõned siis erikampaaniad, kus me pakume ka otsetarne puhul tasuta tarnet. Ja lähiajal on siis lisandumas ka Unisend Eesti turule, küll aga tasub mainida, et otsetarne puhul on väiksemad korjevariandid, kui seda on courier cross-docking puhul. Küll aga võib olla mõnel juhul kulu efektiivsem kui courier cross-docking. Ja siis järgmiseks räägin natukene lähemalt erinevatest turundusvariantidest, et me näiteks korraldame pidevalt erinevaid, igakuiseid müügikampaaniaid ja siis müügikampaaniates osalemiseks peab tavaliselt mingid kindlad nõuded täitma, mis on kas allahindluse määr või siis ka mingi kindel toote sortiment näiteks.
ja me saadame üldiselt iga kuu müüjatele kampaania kalendri ja kogu teabe siis e-posti teel. Siis mis need peamised reklaamikanalid oleks, on siis bännerid koduleheküljel ja muudel lehekülgedel, emailid, SMS ja push teated. Ühtlasi ka siis televisioonis ja raadios võite näha aeg-ajalt reklaame ja mis võib-olla nagu põhiline tänaseks peale siis bännerite on sotsiaalmeedia. Hetkel on siis meil näiteks sihuke mobiiliäpi kampaania, mis on siis suunatud esmakordsetele klientidele ja siis ühtlasi maikuus on meil näiteks tulemas suvetarbed, ilunädal, e-esmaspäev kindlasti teate isegi ja siis kevadine laotühjendus. Siis ühtlasi räägin natukene Facebooki brändist. Siin slaidil näete siis Läti saidi Facebook kampaaniat, mida siis tehti läbi meie PHH Ads platvormi, mis ongi nagu niisugune turundusplatvorm, mis on ka müüjatele tasuta kasutada. Ja Facebooki reklaami puhul siis panete põhimõtteliselt paika igakuulise eelarve ja siis Facebooki algoritm nagu ise valib tooted välja siis ütleme kategooriast, mis te olete nettele söötud nii-öelda. Et seal puhul ei saa te üksiktooteid ise välja valida, mida siis kliendid näevad. Siis järgmiseks on üldiselt sotsiaalmeedia reklaamid, kui räägime Instagram, Snapchat, TikTok, küll uuem, aga väga kiirelt kasvav ja eriti popp siis noorte seas, mida siis tähendab, et see on nagu eriti hea müüa võib-olla trendikaupasid. Ja siis Facebooki ütleme üldiselt sotsiaalmeedia reklaamide puhul tasub mõelda nagu taktikaliselt ikkagi ette, et kui palju tooteid siis soovite nagu sellesse nii-öelda valikusse lisada, kus siis valib Facebook, eks ju, välja seda algoritmi. Ja kui kaua kestab, kui palju tahate nagu raha selle alla panna, et mida rohkem nagu ette planeerite ja testite, seda paremad tulemused tulevad. Siis meie platvormil on ühtlasi võimalik nagu tõsta tooteid esile otsingu tulemustes ja kategooria lehel. Et see variant on siis nagu soovituslik pigem võib-olla limiteerituma turunduseelarve puhul. Et siinkohal siis saate määrata cost per click maksumuse, mis on siis ütleme otsingu tulemustes figureerimise puhul. Cost per click siis tähendab seda, et mitu korda keegi klikkab teie tootele, nii palju maksate. Ja kui me räägime kategooria lehel reklaamisest, siis on seal cost per impression tasumudel, mis siis tähendab, et te maksate iga 1000 impressionsi eest ja impressions on siis see, et mitu korda klient näeb sinu reklaami. Ja tasub siis reklaamida siinkohal tooteid, mis on soodustatud või nagu moodustavad suurem osa teie müükidest. Ja nagu mainisin, tasub kindlasti testida erinevaid variante, et siis leida nagu see parim tulemus teie jaoks. Ühtlasi on ka siis võimalik pakkuda seotud kaupadena teistel tootelehtedel asju, et siin on näiteks soodud, kui klient vaatas mingit velotrenažööri, siis pakuti nagu meie algoritmile välja kohe siis näiteks kinnitusklambrid selle jaoks, erinevad muud trenažöörid ja raskused. Kuid kindlasti nagu ei tasu selles mõttes arvata, et hea müügi jaoks tuleb nagu jõhkralt investeerida marketingu. Et hea müük tuleb kõik ilma turunduseta ka, et kõik oleneb nagu, kui palju te tööd panustate, kui palju te nagu asja läbi mõtlete, mida te müüte, mis hinnaga, kui kiire tarne. Et paar siin nagu edulugu ütleme, siis on ju müüja üks näiteks, kes siis liitus mai 2024 ja siis septembrikuuks müüs juba 240 000 eurost mänguasju, väikeseid kodumasinaid, investeerimata ühtki eurot turundusse. Teine müüja siis liitus juulikuus on ju ka 2024 ja oktoobrikuuks oli siis müünud 340 000 eest juba väikseid kodumasinaid ja mööbleid. Ja müüja 3 samamoodi liitus juuli 2024 ja oktoobrikuuks 264 000 müüki ja tema siis müüs mobiiltelefone, fotokaid ja parfüüme. Ja kauplemiskulud siis nagu näete on ühes riigis kaubeldes igakuine tasu 39 eurot pluss käimaks ja kui kauplete nagu 2 ja 4 riigis või kahes ja enamas riigis, siis on 69 eurot pluss käimaks. Komisjoni tasud siis vahemikus 2–15% ja nagu mainisin, siis enne seletasin see mitmetasandine komisjoni tasumudel, siis madalamad komisjoni tasud kallimate toodete puhul. Ja siis ütleme valikulised tasud võib-olla võimalikult lisatasud, ütleme paremini, on siis näiteks kui kasutate courier cross-dockingut logistikatasu, nagu mainin siis 1,6 versus 1,7 pluss käibemaks ja 5,5 Soome eest. Ja siis ütleme kõik võimalikud mingid turunduslahendused või see näiteks fulfillment või tõlkimine. Aga need on ilmselt nagu vabatahtlikud, neid tasuma ei pea ilmata.
Ja mida siis nagu meie teile just pakume, ongi kõik, mis teil vaja läheb e-kaubanduseks, eks ju. Tagatud kliendivoog, 11,5 miljonit võimalikku klienti, pidevalt nagu investeerime uute klientide meelitamisesse ja püsiklientide alles hoidmisesse. Tootevaliku suurus näiteks ei ole kuidagiviisi piiratud, saate laadida üles ja müüa nii palju, kui soovite, et hind sellest ei muutu. Ja siis alates, mida me veel pakume, ongi alates infrastruktuurist kuni mingite konkreetsete teenusteni välja, eks, et seal kõige mobiiliversioon, rakendus, töölaua versioon, meie laohaldussüsteem, kus siis näete kõike, mis vaja, et seal tellimused, tagastused, maksed, tooted, lisamine. Ja siis ütleme praktilise või siis köögi poole pealt pakume ka ladustamisteenust, logistikat, siin turunduslahendused, kampaaniad, klienditeenindus, eks ju, tõlge ja ka siis ühtlasi müüja ja kliendi tugi. Müüjatele pakume siis erinevaid koolitusi ja abi ja lahendusi probleemide korral. Aitame selles mõttes jalule platvormi, hoiame kursus uuendustega. Ja kindlasti tasuks ka märkida seda, et meil on nagu väga turvaline maksekeskkond, väga palju erinevaid makselahendusi, ehk siis teie selles mõttes, et ma tean isegi, et on üsna luupaine mõnikord nende erinevate makselahenduste ühendamine enda poega ja meie platvormil ei pea sellega tegelema, eks ju. Ja ühtlasi pakume ka finantseerimislahendusi vabandust müüjatele, et kui soovite mingeid suuremaid investeeringuid teha äri kasvatamiseks, siis saame läbirääkimisi pidada. Ja alustasime siis selle aasta alguses jaanuaris uue registreerimisprotsessiga, et kõik on nagu online ja toimub ühel lehel, kiire, kerge ja saate põhimõtteliselt väga kiiresti liituda platvormiga seeläbi. Ja see on siis läbi meie nii-öelda ametliku siis saidi www.bhgroup.eu. Niisiis, ja nüüd siis siirdume sujuvalt üle lahe ja räägime natuke lähemalt meie Soome siis perekonnaliikmest hobihell.fi, et kindlasti mäletate siin 90. lõpupoole 2000. alguses neid kuulsaid sinakasvalgeid kilekotte. Ja mis siis on hobihell? Alustas siis, kõige naljakal kombel ta alustas tegelikult vinüülplaadikubina ja sootuks mitte Soomes, vaid Ameerikas. Ja Soomes alustas ta tegutsemist siis 1962. Esialgu oli siis kataloogi müük vaba ja spordikaupadega, mingi fitnessvarustus, kangid, raskused, trenažöörid ja siis vaba aeg. Ja hobihall selles mõttes nagu omapärane või pioneer, et veepoe avastas Soomes 2000. aastal ja ta oli üks esimesi Soomes sel hetkel. Ja kaubandusplatvorm siis nagu marketplace'i kujul avati 2003. aasta mais. Ja Soomes oleme selles mõttes väga hästi tuntud, circa 80% elanikkonnast tunneb brändi. Ja kuidas meil siis seni läheb? Et hetkeseisuga on unikaalset sortimenti circa 6,6 miljonit. Erinevatest riikidest müüjaid näete siin ekraanil, Eestis 165, Lätis 79 näiteks ja Leedus siis 265. Ja täidetud tellimusi aastal 2024 oli kokku 259 000, milles siis Eesti müüjad moodustasid 59 000 cirka, mis on päris kõva number, kui võrrelda siin näiteks Poola või Läti ja Soomega, eks ju. Et need numbrid on nagu kasvanud meie algusaegadest eksponentsiaalselt ja loodame, et ehk teie lisate ka. Et oleme selles mõttes ikkagi suurepärane nagu variant müümiseks Soome, et abistame selle nagu jalule ja kui me vaatame seda kasvu, mis on toimunud siin ühe aastaga põhimõtteliselt, et vaatame näiteks tellimuste arvu, näiteks slaidil siis 2023 aastal oli 139 000 ja 2024 aastal juba 267 000. See on siis kahekordne tõus tellimuste arvus ja käibe on tõusnud 2,4%. Kui me räägime siis populaarsematest kategooriatest, siis laias laastus on nad samad võrreldes Eestiga. Et seal ka täpselt samamoodi oli 2023. aastal sport, puhkus, turism esimesel kohal, siis väikest kodumasinad, mänguasjad, rõivad, viimasel mööbel ja 2024. aastaks oli risti vastupidi muutud. Esimesel kohal mööbel, siis sport, puhkus, väikest kodumasinad, mänguasjad, rõivad ja alatsid. Ja
mõned võib-olla huvitavad faktid Soome veebipõhise ostlemise kohta, et kõige levinum makseviis on siis pangamaksed, sellele siis järgnevad mobiilimaksed ja seejärel igasugused krediitkaardid ja erinevad krediitmakse võimalused, järelmakse ja nii edasi. Üldiselt on kõige populaarsem päev ostlemiseks pühapäev ning sageli kasutatakse hinnavõrdlussaite ja keskmine ostukord on siis keskeltläbi 40% suurem kui Baltimaades. Ja taustaks kõigepealt siis mainin, et 97% Soome inimestest omab juurdepääsu kiirele internetile. Ja siis 2020 aasta Paypal Europe e-commerce raport põhimõtteliselt ütleb meile, et 47% Soome klientidest teeb oste internetis vähemalt kord kuus ning rohkem kui 90% vähemalt kord aastas. Ja ütleme, kõige sagedamini ostetud tooted Soomes on moe- ja ilutooted siis üleüldiselt. Ja mida veel tasuks mainida on see, et need siis inimesed, kes teevad igakuiselt oste internetis, on vanuses 25–34, elavad peamiselt pealinna piirkonnas ning on keskmise kuni kõrgema sissetulekuga. Ning üleüldiselt, kui me räägime hobihõlli külastajatest, on siis keskmine vanusegrupp 55–60 aastat ning kõrgema sissetulekuga. Ja prognoosid on niimoodi, et 2027. aastaks on siis Soomes juba 4 miljonit veebiostajat lausa. Kui me natukene vaatame kliendiprofiili siis hobihallis, siis Soome kliendid soo järgi jaotuvad üsna võrdselt, 54% naisi, 46% mehi. Ja vanusegrupist juba joonistub välja veidi sihuke huvitavam statistika või omapärasem näitaja, et üle 50% ostajatest on üle 55 aastased. Et Soome kliendid on isegi küpsemas vanuses tehnikahuvilised, mis on väga hea, sest nad kõige teevad seeläbi oste internetis on ju, ja ka see on minu arust väga tore näha, et sooline erinevus on Soomes niivõrd väike. Baltikumis näiteks on sootuks 24% rohkem naisostjaid, et 62% on siis naised, 38% mehed. Ja vanusegrupid, ka siin näeme natukene mingid statistikat, ütleme 45–65 vanusegrupis kõige suurem hulk ostlejaid. Ja millised on siis hobihalli klientide ootused? Selle koha pealt on iga klient sama, nii Eestis, Lätis, Soomes kui Suahiilis, et lubaduse nende täitmine on tähtis. Õiged laoseisud ja reaalne teave tarneaegade kohta aitab hoida klienti rahul ja teha teda püsikliendiks. Siis kindlasti, mis on tähtis, on see, et toote kirjeldus ja fotod oleks kvaliteetsed, üksikasjalikud, et mida täpsemad ja detailsemad nad on, seda lihtsamalt ja kiiremini klient ostab. Et välistada situatsiooni, kus klient peab võtma ühendust kliendi toega, et saada näiteks teada, mitme megapiksline kaamera on telefonil või kas saaks näha teleka tagukülge, mis iganes. Et mida rohkem infot panete, seda parem on. Ja paljud kliendid selles mõttes Soomes näiteks saadavad meile ka tehnilisi andmeid ja enda vajadusi ja küsivadki meie eksperti arvamust, mida neile soovitada. Nad tahavad ikkagi võimalikult informeeritud otsuse teha. Ja kindlasti nad tahavad, et tagastamine oleks võimalikult lihtne ja ideaalis ka tasuta. Ja et siis müügijärgne teenindus garantii remondi korral oleks kvaliteetne. Et see on see kõik omab tähtsat või suurt osa, siis suurepärase kliendi kogemuse loomisel ja et isegi kui üks asi puudub, siis teistega saab tasal teha, eks ju. Ja mida veel eeldavad, kindlasti on lihtne kiire tooteotsing, on ju mugav, mobiilil optimiseeritud, mida kiiremini leiab õige toote, seda tõenäolisemalt ka tellib. Ja kohale toimetamine pluss tasuta kohale toimetamine, täpsemalt või kiire kohale toimetamine pluss siis konkurentsivõimeline hind on koos ikkagi võiduretsept. Et kui te konkureerite või on tihe revimine, siis need aitavad teid. Ja lai valik kindlasti, et kui klient te e-poest näeb rohkem kui ühte asja, võib-olla soovib ühte asja osta, aga näeb muid asju ka, mis tunduvad talle huvipakkuvad või vajalikud hoopis teisest kategooriast, siis tõenäoliselt on kõik kaued juba. Ja kindlasti mitte kohustuslik, aga hea pluss, eriti veel Soome turul on keskkonnasõbralik pakend. See aitab teie brändi imagole kaasa ja jällegi aitab konkurentsiga võidelda, eks ju. Ja miks kliendid ei ole siis viimase 6 kuu jooksul internetist ostnud?
ma olin taustaks, mitte ühe päris suure rõhu kliendi kogemusele ja korraldame niisuguseid miniküsitlusi alati pärast ostu nagu sooritamist ja 2 korda aastas korraldame niisuguse massiivsema turu-uuringu siis kõikidel erinevatel turgudel, et näha, mis meeldis klientidele, mis mitte. Eelmise aasta uuring siis näitab, et kliendid ei taha osta halbade hindade pärast, väikest tootevaliku pärast, kui tootekirjeldus on ebatäpne või on pikk tarneaeg. Ja mõned võib-olla huvitavad faktid veel soomlaste kohta, mis aitavad võib-olla teil ka tootevalikut ja sortimenti valida välja selle turu jaoks. Tugevad kohvijoojad, circa vist 10 kilo filterkohvi aastas, kui ma ei eksi isegi. Nad eelistavadki just filterkohvi teadupärast. Suured telerid, kosmeetika kindlasti on ju, aga kosmeetika puhul siis täpsemad nahahooldustooted. Meik on nagu 17% müüdud väärtusest ja 33% müüdud väärtusest on just nagu nahahooldusvahendid. Väga lemmikloomasõbrad, circa 1000 eurot aastas kulutavad oma siis lemmiku peale, oma sõbra peale ja 800 000 koert ja 1 miljon kassi siis lemmikloomadena. Ja suvilad samamoodi väga popid Soomes, circa 504 000 suvilat aastal 2023 ja see hulk ainult kasvab tänu lihtsustunud ehitusseadustele. Suplus on selles mõttes kohustuslik, circa 3 miljonit suplusvanni iga 5,6 miljoni elaniku kohta. Ja ühtlasi meeldib siis Soome inimesele väga käia väljas. Et circa 80% soomlasest käib mitu korda nädalas looduses jalutamas, kas siis matkamas, mis iganes. Ja tasub siis mõelda vaba aja tooted, näiteks mingid matkamisvalikud, mis iganes, et see aitab kaasa. Ja enim müüdud toode siis Soome turul näiteks on K18 juuksemask. Kõige kallim müüdud toode näiteks on külalismaja. Ja keskmine ostukorv Soome turul on siis 65 eurot vabandust. Ja lõpetuseks siis panen teile südamele siis evolutsiooni isa ütluse, mis on siis ka meile kui väikerahvale kindlasti südamelähedane ja e-kaubanduses ääretult tähtis. Ei võida tugevaim, vaid siis see, kes kiiremalt kohaneb. Seda tasub kindlasti silmas pidada ja e-kaubanduses asi uueneb kogu aeg. Iga päev tuleb välja uusi asju tänapäeval, pluss veel on ju AI, tehisintelligentsi arengu. Vaatad uudiseid, siis iga päev siuke tunne, et mingi 1000 uut asja. Et tasub järgida. Ja soovin teid tänada siis kuulamast ja nüüd siis vaatame paar siis küsimust ka. Natukene läks üle aja, vabandan ette, aga kindlasti jõuame 1-2 küsimusele ikka vastata, ma usun. Ma hüppan ka sisse, tervist ka minu poolt, ma olen võtmekliendi haldur meie ettevõttes. Kas te saate üldse midagi kirjutada siia, kus me küsimusi kirjutame? Kas keegi saaks kirjutada tere või midagi, siis me teame. Või kas või võtta mute'i maha ja meil öelda paar sõna. No selge, siis küsimused töötavad. Ja mis ma kindlasti mainin tegelikult ära võib-olla ka siin lõpetuseks, et isegi kui praegu ei ole küsimusi või ei taha küsida teiste ees, et kui te nagu liitute meie platvormiga, siis meie meeskonnast on keegi kohe algusest vähemalt 2 kuud teiega koos ja abistab igasuguste probleemide ja küsimustega, mis teil tekib. Et kindlasti võite ka julgelt pärast siis koosoleku lõppu lihtsalt ka meie koduleheküljel nii-öelda registreerida niimoodi, et te isegi ei sisesta firma andmeid, vaid lihtsalt emaili aadressi ja võite lihtsalt niimoodi registreerida ja ma vastan kõikidele küsimustele, mis teil võib tekkida. Ja aitäh teile veel kord kuulamast.